saadan siit kuskile. Kas on kosta tagumistesse ridadesse? Kuule, päris hästi. Grete, sa kuuled mind või? Tagumised read. Hallo, kes kõnnib mööda? Publiku küsitlus, kas loometöö on töö? Jah, ei, jah? Okay. Jah, on. Julge oled? Julge. Väga tore. No aga kas me oleme täpsed? Jaa, muidugi. Me oleme väga täpsed. Kämp ka, vaata. Kell on 3. Kell on 3. No aga siis ei ole midagi muud, kui on paslik alustada. Tere tulemast vaatama paneeli, kas loometöö on päris töö. Mina olen siin modereerija rollis täna tulnud Kämp Loovettevõtluskeskusest, sealt samast 2 maja edasi Kultuuriakadeemiast, nii et ootame kõiki külla. Aga täna siis olen kutsunud minuga mõtteid veeretama sellel teemal, kas loometöö ikkagi on päris töö või tilulilutame me siin niisama. Minuga on siin minu kõrval kohe minu paremal käel istub Eilisoon, kes on klaasikunstnik ja Puhu klaasistuudio omanik. Temast järgmisel paremal käel on Kristi Kangilaski, illustraator, kunstnik, kujundaja, ühtlasi ka Viljandi linnakunstnik. Ja tema paremal käel istub meiega siis Johannes Ahun, kes on, kohe panin kirja, mis žanr, see on folktroonika ansamblist Opus ja ta on ka sündmuspaik Müra eestvedaja. Nii et ma natuke avan seda teemat, et miks ma mõtlesin seda paneeli üldse siia kokku kutsuda, et hakkasin natuke uurima, et kuidas nendel loomeinimestel siis läheb. Ja Civita on siin 23. aastal ühe uuringu teinud, et tegelikult professionaalne loovisik Eestis teenib loometööst kuus keskmiselt 600 kuni 1500 eurot. Ja nüüd mul tekkiski küsimus, et kas siis tõesti elatakse ära selle 600 euroga või nad jäävad kuskilt, tulevad nagu leti aluselt need muud summad või kuidas see elu siis päriselt käib. Ja selle üle me siis siin vestleme ja enne seda, kui ma annan sõna meie panelistidele, siis küsimus publikule. Tõsta käsi, kui arvad, et loometöö on päris töö. Ükshäälselt. Ma arvan, et me võime selle paneeli juba lõppenuks pidada, aga tõepoolest aitäh teile vastamast ja suunangi siin jutujärje Johannesele, kuna tema käes on esimesena mikker. Et mis sinu jaoks loometöö on ja millega sa igapäevaselt tegeled? Ja tervist. Suur rõõm esiteks olla siin teiega koos ja Gretega jagada ka ühist kooliteed, et on palju loometööd koos tehtud. Nimelt Gretel oli ka kunagi siuke vägev ja siiamaani on see tagataskus bänd nimega Any-Key Trio, mis oli siuke džäss ja improvisatsioon ja mängis seal klaffi suurepäraselt ja ma salvestasin sulle EP-d, teile EP-d ja see oli tõesti minu loometöö koolitööna, et panna ennast heliinsenerina proovile ja saada endale portfooliosse midagi ilusat. Aga millega ma tegelen on tõesti, ma nimetan seda Ladina Viljandi kandiks, see on sealpool raudteejaama, on siis selline vana raudteedrežiini hoolduskuur, mille sündmuspaiga nimi on hetkel Müra Y-ga, et mis vaatab jaatavalt tulevikule otsa ja seal on helistuudio ja teeme ka loovettevõtlusega päris korralikult tööd. Ja minu erialaks on täna heliinsener ja olen ka muusik. Varasemalt olen olnud ka sportlane. Annan sõna edasi ja võiksin avada nüüd selle loometööde käsitluse muidugi pikemalt, aga küll me jõuame. Mis see küsimus oli? Mis loometöö sinu jaoks on, Kristi? Mis see minu jaoks on? Loometöö on minu töö selles mõttes, et ma arvan, et mul on nii palju erinevaid aknaid lahti siis, et siuke multitasking käib kogu aeg, et kui ma parajasti ei ole kontoris tegemas seda linnaloometööd, siis ma olen kodus, teen vastavalt seda siis, mis parajasti, mille tähtaeg lähemale liigub ja kui üks võib-olla komm või asi, millega ma tegelen niimoodi, et lihtsalt omast sellisest vabast tahtest, kuna kuigi keegi pole nõudnud, siis on maalimine, mis võib-olla on siis kõige rohkem looming ja kõige vähem töö. Kas ma saan õigesti aru, et loomingu ja loometöö vahe on see, et kui keegi tahab seda saada, siis see muutub justkui loometööks ja kui see on lihtsalt komm sinu enda jaoks midagi nauditavat, siis see on looming?
natukene, see on väga-väga väike selline tõetera on seal sees, et noh, tegelikult illustreerimine samamoodi on nauding, aga kui sul on tähtajad, kui sul on seda oodatakse, kui sul on noh, mingis mõttes ikkagi mingi graafik selle jaoks, siis see on rohkem töö. Ja samamoodi on see, et kui on juba kokku lepitud sellest tasu, mis tähendab, et see läheb veel rohkem sinna töölahtrisse, et muidu ütleme, kui sa lihtsalt teed midagi ilma, et sa teaks, mis üldse sellest kunagi saama hakkab, siis on see nagu lihtsalt looming kuidagi alguses. Jah. Aitäh. Palun. Mis sinu jaoks Eili loometöö on? Et mina olen klaasikunstnik ja ma olen sellega tegelenud juba päris mitukümmend aastat ja ma tegelen klaasi puhumisega peamiselt. Ja nüüd ma olen viimased 2-3 aastat oma loomeettevõtet korraldanud ja see asub siinsamas Viljandis Raua 4 loomehoovikus. Ja seal on meil selline tore seltskond, kus on ka teised loomeinimesed. Ja minu loomeettevõttes ma peamiselt tegelen sellega, et ma loon Eesti kaasaegset klaasidisaini ja siis ma pakun ka äriklientidele teenust selles osas, et ma valmistan igasuguseid erinevaid auhindu ja meeneid ja skulptuure ja kingitusi. Ja pakun ka inimestele võimalust, et nad saavad tulla minu stuudiosse ja ise klaasi puhumist proovida. Ja peale selle kõige siis ma proovin tegeleda veel oma nii-öelda vaba loominguga, et osaleda erinevatel kunstinäitustel nii Eestis kui välismaal. Et see on hästi palju hõlmab, kogu see elu ongi see üks suur loometöö. Siit on läbi käinud see, et hästi palju on erinevaid osi sellel loometööl, et ühest küljest see on nagu lood, et kas see meedium on siis klaas või see meedium on maalikunst või illustreerimine või muusika hoopis ja helid. Aga seal ümber on kogu see muu maailm, et sa pead nagu kuidagi manageerima ennast ja kuidagi leidma selle distsipliini endas, et sellega tegeleda müümisest ja turundamisest ja arvete esitamisest ja muust rääkimata kliendihaldusest. Et kuidas see tasakaal selle vahel sünnib, kui seda üldse sünnib ja kuidas teil sellega on? Võime selle järjekorra siit nüüd tagasi põrgatada. No muidugi oleks alati hästi tore, kui selliseks vaba loominguks oleks palju rohkem aega, aga kui mina olen nagu materjalikunstnik, siis mul on vaja ka sellist tehnoloogilist baasi ja tänu sellele, et ma olen oma ettevõtte loonud, olen ma loonud endale ka selle tehnoloogilise baasi, et mis võimaldab mul selle vaba loominguga tegeleda. Aga distsipliini osas, et selles osas nagu väga küsimust ei ole, et distsipliin on olemas, et ma arvan, et see tuleneb ka minu sellest töö iseloomust, sest klaasi puhumine on selline kiire töö, et sul on nagu teatud ajaaken, mille jooksul sa jõuad selle eseme valmistada, et sa ei saa nagu niiviisi, et ma võtan nüüd selle kuuma klaasi piibu otsa ja siis hakkan alles mõtlema, et mida ma sellest vormin, et mul peab olema nagu väga kindel ennem seda, mul peavad olema tööriistad valmis, mul peab olema valmis plaan, mida ma teen, et kõik need töövõtted ja liigutused ja need kõik on nagu ära planeeritud ja kui see nagu ei õnnestu ja välja ei tule, siis ma pean korra aja maha võtma, läbi mõtlema, et kuidas ma saan siis nagu uuesti, et kus ma siis selle vea nii-öelda tegin, et distsipliin on ja see distsipliin nagu kandub ka edasi sellesse ettevõtlusesse ja sellesse loometöösse ja kui mul ennem nüüd kõrvalistu ütles ka, et kuidagi tähtajad lähenevad, et kindlasti distsipliini osas peab ennast kokku võtma, et ei ole nagu sellist asja, et kui ma teen näiteks ettevõttele kingitusi auhindu mingi gala jaoks, siis nad ei saa ju seda edasi lükata sellepärast, et oodata, et kuni minul näiteks tuleb inspiratsioon, et ma pean ikkagi teatud ajaks selle kindlaks tähtajaks asjad üle andma ja sellega ma distsiplineeringi ennast. See on vastutus selle kliendi ees ja vastutus ka minu enda ettevõtte ees. Jah, et selles suhtes ma olen täiesti nõus, et ma ei tea, kas mul on teinekord isegi piinlik, et öeldakse, et kui sa oled maalikunstnik näiteks, et siis sa tunnetad ja kas sul ikkagi tuleb see vaim peale või tule ja sa tunned, et sa praegu ei suuda, et sa oled tühi ja kahjuks sa ei saa teha seda maali, sest sa oled tühi. Mul on see, et mul ei ole sellist võimalust
olla tühi. See ei ole nagu variant. See on see, et mul on see täpselt see ajaaken, mil ma tean, et mul on selle kõige vahel on mul täpselt see tund ja siis ma lihtsalt fokusseerin ennast sellele ühele asjale, ma teen selle ära nii, et see saab valmis, et keegi minu järele ei oota. Et ma arvan, et see on, võib-olla ongi see, et distsipliin on paigas, et see mõte nagu, et kes teeb, see jõuab. Mulle väga meeldib see mõte, et kui sa lubad endale sellist, ütleme siis, laiskust tegelikult, siis sa ei jõuagi. Aga võib-olla see, et mis me rääkisime siin enne, kui üldsegi publik siia kohale jõudis, et sellest võib-olla, üks osa näiteks on see enesereklaam ja ütleme see müük, mis on selle kõige ümber, et siis ma ütleks, et selle koha pealt on mul kindlasti tasakaal paigast ära, sest et tänapäeval mulle tundub, et hästi oluline on see just see sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeedias aktiivne olemine, et sa pidevalt kuidagi postitad, pidevalt kuidagi oled pildis kogu aeg, mingid algoritmid peaksid sind üles korjama tänu sellele, aga et kui sa ei ole selles, kui sa ei tunne ennast mugavalt selles, siis ongi nagu natukene nässus, sellepärast et sa võid väga palju teha, aga tihtilugu, et see ütleme siis sinu kuidas nüüd öelda, ma ei tea, et sa ei jõua võib-olla nii paljudeni, kui sa võib-olla tahaksid. Ja aitäh üldse küsimuste eest ja ma sain aru, et ma läksin kohe oma rada. Mõtlesin, et viskan veel siin ühe oma raja, et me saame ju arutleda selle üle, et mis asi on töö ja defineerida ka töö mõistet ja loomulikult üks näitaja meie igapäevaelus on see mateeria ehk siis, et kuidas me teenime endale eelarvet, et selle eelarvega siis midagi uut peale hakata. Ja loometöö osas on ka, et ühelt poolt on nagu lahe, kui sa saad oma loometöö kaudu näiteks raha teenida, aga see ei pruugi olla üldse eesmärk. Ja ise endise sportlasena käisin sporditeed päris kõvasti 10 aastat ja minu eesmärk oli väga lihtne, top 10 maailmas ja ma ei saavutanud seda, sest ma teadsin, et top 10 nähes olümpiamänge ja käinud seal, nad olid kõik võimelised medali peale tulema ja nad lihtsalt oligi küsimus, et kas nad olid ise selleks valmis või mitte, on nagu peamised väljakutsed inimesel, kas nad siis tulevad medalile või mitte. Muidugi tehnoloogia on ka mängus, et see võib katki minna ja kui sa räägid sellest oma kogemusest näiteks turunduse osas, et kuidagi ei tunneta seda, et tahaks nagu rohkem teha, aga ei oska või siis on nagu plokk peal või hoopis nagu ärevus tekib. Et need on ka kõik tunnused, mis kirjeldavad väga hästi loometöö positiivseid aspekte tegelikult, aga tihti meile jääb sellest negatiivne kogemus. Ja mina ise arvan, et põhjus on selles, et meil pole tööriistasid või meid ei ole nagu haritud või õpetatud sellest perspektiivist vaatama. No näiteks kõige parem looming tihti sünnib ikkagi läbi mitte kannatuse, vaid läbi väga suure mõnu, aga samas ta on alati olnud ka mingisuguses osas nagu ärev, et sa oled nagu ootel ja tundus kuidagi, et nüüd tuli lihtsalt. Ja siis tekib esmane mulje isegi, et see pole midagi väärt, see tuli liiga lihtsalt. Ja teisalt sa võid avastada, et üli lihtsalt tehes võis jõuda sinu praegune turundussõnum kõige kaugele ja siis püüda nüüd leida nagu see tõde sealt vahelt, et kas siis, et kui tugevalt seda mingisugust pingutust teha või mitte. Ma arvan, et äärmused on alati äärmused, aga loometöö võib-olla üks suurimaid võtmeid on siis see, et kuidas erialaselt jõuda sihukesesse punkti, kus sa oled kogu aeg soe. Ja see sooja all ma mõtlen siis seda, et sa ei pea tingimata hakkama harjutama järgmist soolot, vaid sa oled valmis sooloks või sa oled valmis selleks järgmiseks puhumiseks või selleks maalitõmbeks, et sa tead, et sul on näiteks 14 minutit, aga see 14 minutit sa oled täielikult kohal. Aga veel tagasi minnes sellesse tööküsimusse, et kuidas me siis mõõdame seda, siis enne Ailiga ka rääkides, et tõesti me saame seada ju enda isiklikus elus või ka eraelus, tööelus eesmärke ja tingimata see ei ole oluline, aga mõnikord on see päris tore, kui sa soovid mingisuguse asja korda saata ja siis me võimegi avastada ise enda elus ka seda, et unistada julgelt see sõnastada ja siis vaadata, et kas minu näiteks see turundustöö on üldse sellel teel oluline ja avastada, et tegelikult ei olegi, et eesmärk oli hoopis teine, aga ma püüdsin hästi palju turunduse peale keskenduda ja tegelikult ma liikusin eesmärgist kaugemale. Ja need on need väljakutsed ja siis me avastame, et kui vähe ma pean tegelikult äkki turundama üleüldse, et see eesmärk saavutada ja need on nagu need loovisiku, aga ma arvan ka tavalise ettevõtja igapäeva nagu väljakutsed ja küsimused, kuidas jõuda kliendini,
ja samas ütelda talle näkku niimoodi, et kuule, et ma soovin, et sa ei tuleks ostma, tema nüüd tuleb ostma versus see, et ma ütlen, et tule palun mulle stuudiosse salvestama ja ta ei tule mitte kunagi, et see on nüüd siis see loominguline osa ja see loometöö, aga enda loometööst rääkides küll, et on unistused, on plaadid, on ideed, mida soovin korda saata, näiteks 20 000 inimese ees esineda, et lihtsalt katsetada oma muusika mõju inimeste peale, vaadata, kas see siis töötab või mitte. Lihtsalt puht nagu huvi on ja samal ajal siiralt, ausalt, ülisuure positiivse energiaga, et luua seda järgmist võimalust. Aitäh. Kas teil on veel mõtteid sel teemal tulnud? Mul on üks küsimus veel, mis mul siin peas kuidagi keerlema hakkas, et kui me räägime sellest loometöö väärtusest või kuidas seda väärtust siis defineerida või kus see üldse tuleb, et ühest küljest ma sean iseenda eesmärgid, on ju, mul on endal mingid loomingulised sihid, kuhu ma tahan jõuda, ma tahan, et see pintslikäsi oleks soe, nagu sa ütlesid, aga teisest küljest ongi see tellimustöö pool, on ju, kus väärtuse loob sellele tööle tegelikult see väline pool, et kuidas teie jaoks on olnud see väärtuse loomis või kuidagi selle loomingule väärtuse külge panemine, et kuidas te olete jõudnud selleni? Praegu? No see on üks pool, aga teine pool on ka see, et kuidas üldse näha seda, et mis numbri ma sinna külge panen. Vist on hinnastamise küsimus. Hästi, aitäh, et sa mind õigele reale juhtisid. Kuidas te hinnastate oma tööd? See on väga raske küsimus. Üks hästi raske küsimus on sellepärast just, et tegelikult millegipärast rahast rääkimine on kohutavalt raske. Et just ja eriti just loomeinimeste hulgas minu arust, et isegi ütleme siis omavahel ei taheta kuidagi seda teemat arutada, sellepärast et kuidagi ma ei oskagi öelda, siin on nagu nii mitu kompleksi, mis on kuidagi lahendamata ja ma arvan, et aga samas kõik kogu aeg vaatavad, kõrvutavad, mõtlevad, natukene kuidagi üritavad aru saada, et kuidas keegi teine teeb, mis ühikutes ma üldse peaksin arvestama, et kuidagi jah, see on hästi keeruline. Ütleme kunstnike hulgas ma kujutan ette, et see nime teema näiteks, et kui sul on juba nimi, siis su nimi maksab, siis kuidas sa sinna jõuad või kuidas sa enda seda hinda kergitad, see on juba natuke selline teema, mis ma arvan, et mina ei ole ekspert sel teemal rääkima. Aga üks asi, mis võib-olla natuke selline mitte nii tark lause praegu, aga sa pead ikkagi ennast nagu väärtustama, et enese väärtustamine on kohutavalt oluline ja kui sa ennast ei väärtusta, oma loomingute väärtust, siis seda ei tee mitte keegi teine ka. Et ongi, et kui sa arvad, et su looming on saast, siis arvatavasti ei näe seda kuidagi hästi ka keegi teine, nii et sa pead olema nagu oma loomingu suurim fänn ja mingis mõttes ka see, et kui sa midagi nagu välja paned või kui sa midagi teed, siis sul on hea tunne oma nime sinna alla kirjutada, et sa ei ole läinud kuidagi alt lati või sa ei ole kuidagi teinud midagi, mille pärast sul äkki hiljem on häbi. Kuigi seda juhtub. mõnikord juhtub. Aga jah, et selline ümmargune vastus. Hinnastamise pool siis jah, et hinnastamise osas, võib-olla mina olen natukene ratsionaalsem selles osas, et kui ma pakun oma disaintoodet näiteks, et siis ma pean nagu mõtlema kindlasti läbi selle materiaalse poole, kuna minu stuudios töötab mul 24/7 15 kilovatine klaasiahi pluss igasugused teised lisamaterjalid, mis sinna juurde lähevad, et see on nagu üks esimene asi, mis muidugi saab kohe nagu konkreetselt välja arvutada, saab välja arvutada muidugi tööjõukulud, enda aja, mis sinna alla on läinud. Aga ma usun, et see kõik tuleb nagu ajaga ka, et võib-olla alguses, kui kunstnik või disainer alustab, et siis küsitaksegi sellist hinda, mis vaevalt katab ära need materjali ja töökulud, aga et ajaga kindlasti see kogemus tekib ka ja kindlasti tuleb sinna juurde arvestada nagu sellised erialased teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused, et mida sa suudad siis pakkuda, et ma ju
ei müü nagu ühte ilusat säravat klaasitükki lihtsalt inimesele, et näed, palun klaasitükk ja raha, on ju, vaid ma ikkagi tahan sellega luua nagu väärtust, ma tahan luua sellega lugu, ma tahan edasi seda kogemust ja seda tunnet anda ka. Et ma täpselt seesama mõte, et minu mõte oli ka see, mis eelnevalt, et enda tööd tuleb ise fännata ja enda tööd tuleb, et selles suhtes tuleb väärtustada, et keegi teine seda sinu eest ei tee, et tulebki, ja see on ka üks nagu professionaalse loometöö osa. Lahe on kuulda, enne olime just 2 sõna rääkisime Ailiga sellest ja nii tore, et kuidas sa avasid väga professionaalselt seda ja rõõm on ka kuulda natukene seda nagu sellist, et täpselt ei tea kuidas. Et siis ise tulen täpselt samamoodi sellest, ei tea kuidas, aga täna tean juba natuke rohkem kuidas, et näiteks muusikasündmuse puhul on väga lihtne seda arvutada täna. Et sa võtad Exceli lahti, oletame, et sa tahad teha pidu, siis sa vaatad täiesti tavaline rentali avalik nimekiri, palju maksab sellise süsteemi helirentene, oletame, et 75 €. Siis sa vaatad, kaablid, kaamerad, asjad, sa lööd lihtsalt järjest need kokku, sa näed, kuidas kulud kasvavad enne, siis on selle platsi rent, siis on vaja piletit müüa, järelikult piletimüüki on vaja teha, keegi peab tellima, sa näed kogu aeg neid kulusid enne, siis sa tavaline loomeinimene alguses ehmatab ära, et see on nii kallis, aga ta kordagi ei mõtle selle peale, et kui palju tulu sealt tegelikult saab teenida, on siis see, et aga kui tulebki 200 inimest enne, kõik maksavad 10 € piletit, et siis sa teed matemaatika, vaatad, et vau, äkki sealt on raha nagu taskut täis. Et selles mõttes Excel on nagu väga hea ja loometöö näitel ka, et näiteks kui ma müün Opuse vinüüli, veel lihtsam kassetti, eelmise albumi kasseti oma hind oli 74 € ja me müüme seda 25-ga, inimesed ütlevad, et see on kallis ja siis ma ütlen, et kallis on tõesti, ta väga hingel on ta kallis, aga et miks ta nii kalliks läks, võiks küsida, et ettevõtja kohe küsib, et mis selle nii kalliks tegi. Siis me saamegi ütelda, et kui me võtaksime oma loometöö ja selle töö, mis me sinna ise sisse panime maha, kõik kujundused asjad, et siis me saime selle 55 peale, sest et lihtsalt see produtseerimine maksis palju, aga me ikkagi tegime seda ja siis sa avastad, et näiteks festivali, ma korraldan ka Island Soundis Metsalava, kõik heli, valgus, artistid, maksame, näiteks Grete tuleb Enigi trioga kunagi mängima, maksame talle honorari ja siis vaatad lõpuks neid ridasid, kuidas sa pakud teisele tööd ja siis sa mõtled, et oota, aga et kui tema teenib näiteks kontserdi eest 400 € honorari, aga mina ei saanud isegi päeva eest 400 € honorari, siis see on, ma ütleks, et tehke seda, pange see oma osalusse, et mina panustasin iga päev 400 €, aga siis on uus ülesanne, et kuidas välja keerata see, et kus siis piletimüügist või fänninännist või mis iganes koostööst sul tuleb see raha nagu tagasi. Ja alati ei peagi sündmus olema nagu kasumlik sulle endale eelarve mõttes, vaid sa vaatad seda kui platvormi, mis loob sulle mingid järgmised võimalused. Aga suurim möödasõit selles eelarves, mida ma olen täna näinud, on see, et me ei kajasta oma osalust ja see lööb kõige jõhkramalt nagu selle süsteemi kokku. Aga ja siis ühel hetkel oled saad ka teha sihukest trikki, mida ma tegin oma isaga. Juhuslikult oli mul vana sihuke ilus söögilaud pagasnikus, ma tegin luugi lahti, küsisin papsilt, et palju ka ära ostad. Ta vaatas sellele otsa, 400 vabalt. Ja reaalselt see oli antiigis sotiga. Ja ise poleks julenud talle ütelda kunagi 400. Ehk siis, et ise oled kõige hullem kriitik enda töö hinnastamises ka. Et ma tuleks sulle külla, ma ei tea, sinu töid vaatan, ütlen mingi 1600. Sa ise oleks võib-olla 260 küsinud. Et see on ka nagu sihuke testimise koht, et kutsudki mõne võõra külla, kes ütleb, et ma võtan sult selle 700 ära ja müüd ja said oma esimese elu parima honorari, et alati tasub kuulata ka seda kolmandat poolt, et need sihuke mõttekäik. Võib-olla lihtsalt, kui me juba viriseme siin, kuidas see omaosalus kuidagi jääb märkamata, et loometöö puhul natuke on see teema ka, et me kuidagi nagu näeme, mis on see täpselt see töökogus, me paneme selle, ütleme, produkti külge. Aga mis
mida mina olen üritanud hakata märkama, on kõik see, mitu korda ma võtan siis telefonit rääkida sel teemal, kui palju ma meile vastan sel teemal, kui palju tuleb muudatusi pärast, sellepärast üks täht on kuskil midagi valesti, noh ütleme kujunduse koha pealt, kui sina teed plaati, eks ole, mina kujundan sulle, siis on nagu see, et aga ma tahaks ikkagi muuta seda lugude järjekorda. Et ühesõnaga, et kujundus on valmis, kõik on nagu tehtud ja see on see töö, mida sa mul tellisid, aga kõik see lisa, mis sinna juurde tuleb, noh, meie omavaheline suhtlus ja siis tegelikult noh, see on ju ka töö, see on ju see töö, mis on nagu sellega koos ja ongi, et millegipärast tihtilugu, et kui seda hakata hinnastama, siis ma kujutan ette, et noh, ma arvan, et sulle ei meeldiks, kui ma kirjutaksin sulle arve peale sinna alla, et see lisatöö, mis kõik nagu siis selle suhtluse pealt ka siis, et noh, et see on natuke sihuke nagu tundlik teema ehk. Kommentaar siia otsa, et me jõuamegi siis selle loometöö juures ka kommunikatsioonini, et kui me oskame omavahel kommunikeerida teineteisele vajadusi ja ohte, siis on kõik hästi. Ja noh, Eesti on üldse iseäralik riik selles mõttes, et meil on sihuke pärand, et meil makstakse pärast tööd, mis on nagu eriti kahju. Noh, näiteks muusikast tulles ja töötades koos välismaa inseneriga, ütles, et ega ma enne ei alusta, kui te ei ole mulle tööd maksnud enne, et see nagu polegi millestki rääkida. Meil oli mingi šokk. Eestis on ju niimoodi, et kõigepealt teed töö ära ja siis loodad, et 6 aega hiljem saad tasu enne. See on nagu täiesti absurd. Selles mõttes, et palun ka kõik proovige seda teha ja kas või oma sõprade peal või ma ei tea, näiteks oma lapse peal, et näe, siin on 15 eurot, muru peab olema niidetud enne. Täna on terve päeva aega. Sorry, mul on üks kommentaar veel. Mul tuli meelde see, et ma käisin kunagi Londoni raamatumessil ja siis noh, meil on ju käib niimoodi, et ütleme, et tuleb, ligineb sulle klient, ütleb, et kuule, teeme, väga tore, noh siuke entukas on nagu teeme, hakatakse tegema ilma millegita, lihtsalt nagu hakkad tegema, teed valmis ja siis täpselt see, et loodad, et kuskilt raha tuleb. Seal oli see, et öeldi, esimene asi, mis sa teed, on leping, kus on kirjas, mida sa teed, kui palju sa teed, palju see tunnihind on, kuna see valmis peab saama, millal sulle makstakse, et kõik on kirjas. Meil ei ole mitte midagi sellist, see on ainult puhas usaldus, nagu meil oli see nii nunnu see, mismoodi me asju ajame, et väga-väga armas. Ma lisaks ka ühe kommentaari. Mul tuli ka üks humoorikas lugu sellega seoses meelde, et kuidas ma sain teada, et minu töö on kallis või mis see kallis üldse tähendab. Et mul tuli klaasistuudiosse üks päev, mõnda aega tagasi üks meesterahvas tuli ostma klaasist kärbsepüüdjat. Ja siis vaatab ja ostab selle ja ütleb, et see on nii kallis. Ja siis ma niimoodi küsin ta käest viisakalt, et aga mis te selle all mõtlete, et te ütlete, et see on kallis. Ja siis ta ütles, et no võrreldes teiste asjadega, aga ta täpselt ei täpsustanud mulle, et mis asjadega seda ta nüüd võrdles. Aga siis jah, et lõpuks nagu ma sain aru, et see, et ta seda ostma tuli, et kallis oli tal kodus, kes käskis tal seda ostma minna. Et sellepärast oligi kallis. Nii äge. Siit natukene on läbi kumanud seda, et loometöö puhul ei piisa ühest maalist või ühest klaasitööst või ühest sellisest valdkonnast, mida sa teed või ühest tööliinist, mida sa teed. Et tihtipeale selleks, et endale leib laual saada, sul on vaja erinevaid sissetulekuallikaid tekitada, erinevaid liine, mida sa siis teed, et lisaks maalimisele oled sa ka illustraator, oled sa ka kujundaja, et kuidas sellega on ja kas see on ka hooajati erinev ja kuidas te olete selle enda jaoks lahendanud? No kindlasti on mitu erinevat liini, aga samas kuidagi nagu hästi palju põnevaid projekte tuleb kuidagi iseenesest ka juurde, et millega tahad nagu tegeleda, et see ei olegi otseselt nii, et ma nüüd mõtlen välja, et täpselt seda või teist liini pidi ma lähen, muidugi üldiselt, aga samas nagu elu ise juhatab ka sind igale poole edasi. Jah, vahest on see selline, ma ei tea, skisofreeniline või ma ei tea, kus on lõhestunud isiksuse teema. Et noh, mingis mõttes on natuke see, et kui sul on mitu erinevat rauda tules, siis see annab sulle tegelikult võimaluse puhata ühest tööst nagu teist tehes. Et kui ma näiteks olen saanud valmis näituse, ma olen intensiivselt, maalinud 3 kuu jooksul, siis ma ei taha seda enam teha, see on nagu selleks hetkeks on see ennast ammendanud ja kui ma saan siis illustreerida või kujundada mõnda raamatut, siis on see teine asi, see on nagu teine töö, samas ikkagi minu loometöö on ju. Et mingis mõttes on see
hea, sest et kui sa kogu aeg kuidagi ühte asja kütad ja oma loomingut kuidagi ainult ühel viisil väljendad, minu jaoks, see jumala eest ei ole nagu nii mitte kõigi teiste jaoks, on veel natuke kurnav võib-olla, et ma hea meelega vahetan seda viisi, mismoodi ma siis loominguga tegelen. Ja mõnes mõttes ma ei tea, ma arvan, et see on hea, ainuke asi, mis võib-olla tegelikult natuke on mind seganud, äkki on see ametniku töö. Et see võib-olla on, mõnikord tundub selline, et ei ole päris minu asi, aga seda annab parandada. Jah. See teema käis mul peast läbi ka, võib-olla sul oli see küsimus juba seal kirjas ka, mis sa meile jagasid, et mis teemadel me arutame ja selles mõttes, et loovisik, ma ütleks, et iga ettevõtja on loovisik ja vastupidi. Küsimus on jah, et mõnel on rohkem antud võib-olla seda maalimise kätt ja teisele hoopis klaasi puhumise, mul võib-olla muusika ja varasemalt ka spordivõimalusi, teisele hoopis pankur, kolmas hoopis selline, ma ei tea, tegeleb aktsiatega. Aga mis on huvitav oli see, et kui te teate Eestis ikka mingisuguseid nii-öelda kõvasid ettevõtjaid, et see info on kõik avalik, lihtsalt lööge nimi e-äriregistrisse ja vaadake, kui mitmesse ettevõttesse see üks ettevõtja kuulub ja te võite avastada, et tal on nagu neid hobisid või siis eriala nagu väljundeid rohkem kui üks, et ta ei olegi ainult pankur, vaid tuleb välja, et tegeleb võib-olla ka veiniistandusega või siis ma ei tea, et on erinevad siuksed suunad ja mina arvan, et suurim väljakutse inimesel ise ennast pidades siis ka inimeseks on õppida ennast tundma, et kuidas mina opereerin, et kuidas ma saaksin testida ennast ja et kas ma olen rohkem nagu selle ühe nagu suuna tüüp või ma vajangi nagu seda vaheldust või millisel määral. Ma pööraksin selle vestluse nüüd sinna tagasi, mis sa mainisid, Kristi, paar küsimust tagasi, et kes palju teeb, see palju jõuab. Ja Johannes mainis ka seda, et kõigepealt sa pead olema valmis nagu oma peas selle soorituse jaoks. Et kuidas see vaimse tervise hoidmine selle kõige juures ikkagi käib, et kui ongi, sa pead manageerima kõike seda, mis sa teed, kõik need ongi projektipõhine, võib-olla on madal hooaeg, kuidas selle kõigega toime tulla? No üks võimalus on tulla iga kuu mürasse vabale lavale, sest et Mari Mentalo mõtles selle formaadi välja ja jagada oma kirge teistega. Isegi kui see kirg on näiteks see, et sa unistad raamatu kirjutamisest, aga sul on ainult pool lehte. Ja kui see pool lehte läheb kellelegi korda, ta ütleb, et ma ostaksin juba sinu raamatu ära ja võib-olla seal kohapeal ongi valmis sulle 75 eurot maksma selle eest. Et võib-olla see paneb sinul selle pulsi põksuma ja järgmise nädalaga kirjutasid selle valmis, et seda ma ei tea. Aga üksinda olla iseenda tumedates katakombides on paratamatult väga raske. Eesti on õnneks selline koht, kus meil on mitu hooaega ilma. Ja tõesti tulles iga kord sellest talvest, enne kui kevad saabub, on kohe hirmus raske sisemiselt. Ja siis ma ütlengi, et kohtumine oma liigikaaslastega, oma sõprade, võõraste või uute või vanadega on kindlasti üks moodus, kuidas sa saad seda peegeldada ja koos nii-öelda toetada. Tegelikult siis, kui see teema tuli mulle postkasti, et kas loometöö on päris töö, et siis me korraks nagu niimoodi kihvatas, mõtlesin, miks me üldse küsime seda küsimust. Et tegelikult see loometöö tihtilugu on isegi mingis mõttes raskem, sest ütleme, et kui sa oled palgatööline, sa lähed sinna kohale, sa tead, et kuu lõpus tuleb, sa tead, et sul on seal soe koht, see on kindel, sa teed oma asja, teinekord on rohkem teha, teinekord on vähem teha, alati keegi sind vajab. Aga just loometöö puhul ja nende puhul, kes on nagu vabakutselised, et sa pead kogu aeg nagu olema jube kindel endas, et keegi sind vajab, et sa teed seda asja, kuigi näha ei ole, et oodataks, et sa kuidagi motiveerid ennast ise nii palju rohkem iga päev, et sa ongi, et see vaimselt on kindlasti tunduvalt raskem töö. Aga kuidas seda hoida, ma arvan, ongi võib-olla see, et nagu siin Johannes ütleski, et
väga hea on lihtsalt hoida seda oma suhtlusringi ja neid inimesi, kes mõistavad ja teevad sama asja ja toetavad raskel hetkel, et noh, kasvõi see, et rääkida asjad välja, et minu arust see on või arutada on hästi oluline. Ja võib-olla, mis ma, ei tohi vist nii öelda, aga et hästi, ei, ma lihtsalt mõtlen, et ma tihtilugu olen soovitanud ise enda mõnele vabakutselisele sõbrale, kes ka tegeleb loomingu, et võtta midagi kõrvale lihtsalt, et kas tõesti, et et mingi asi, mis annab sulle selle turvatunde, et sa maksad ära enda üüri. See on natukene võib-olla selline, ma ei tea, tagurlik, aga mingis mõttes, kui sul see stress on maas, et sa ei tea, mis sinust saab kuu lõpus, siis on sul lihtsam ka selle loominguga tegeleda. Et noh, ma ei tea, võib-olla see pole hea mõte, aga minu jaoks on nagu töötanud. No mul jäi siin kõrval rääkijast see enesekindluse teema või, et ma ei oska öelda, et kui ma käisin näiteks enne ettevõtlusega alustamist ettevõtluskoolitusel, siis ma pidin kirjutama suure pika äriplaani selleks. Ja seal kõige lõpus oli selline peatükk, kus pidi kirjeldama oma plaani B, et mis sa siis teed, kui see ei tule välja, mida sa plaanid teha. Aga siis see küsimus oli minu jaoks nagu väga raske, sest mul ei tulnud nagu hetkeks pähe seda, et miks see ei peaks nagu läbi minema, et see kindlasti läheb läbi, et pigem on minu nagu suurem hirm selles, et kuidas seda nagu edasi anda, sest üks päev ma mõtlesin selle peale, et minu eriala on üpriski selline nagu eriline, et tänases Eestis on 4 inimest, kes igapäevaselt sellega endale leiba teenivad. Mina, minu töökaaslane ja 2 inimest veel teistes kohtades. Ja mitmetes Euroopa riikides on klaasi puhumine võetud juba UNESCO pärandi kaitse alla nagu eriline kunstiliik või hääbuu kunstiliike. Et võib-olla mul on nagu pigem nagu mure selle pärast rohkem, et kui selle ettevõtluse või selle raha pärast. Siit omalt poolt võib-olla peegeldan vastu, et see on väga okei vahepeal tööle minna. Ei pea olema kogu aeg ettevõtja või kui sa oled valinud, et sa oled ettevõtja, see ei ole mingi häbiasi, et ma lähen nüüd korraks tööle. See kuidagi, see ei ole nagu vale. See on nii huvitav, kuidas meil on tekkinud selline arusaam, et kui ma teen karjääris mingi pöörde, siis see kuidagi defineerib mind inimesena ja ma pean elu lõpuni niimoodi tegema. Üldse ei ole nii. Ja see on väga okei vahepeal võtta tööamps ja kui sa tunned, et sul on pinnas natuke hõre jalgal, mina üldse ei mõista hukka. Ma vahepeal võib-olla põrgatan siit publiku sekka, et kas kellelgi on tekkinud mõni küsimus, mida tahaks ise küsida või ka peegeldada vastu oma kogemustest midagi. Annan võimaluse siin. Siin kõik väiksed lapsed lähevad praegu möödas. Pillerin tubli siin. Aitäh. Mul lihtsalt on selline mõte, kuna mul oli selline au olla siis seminaritööde, Kultuuriakadeemias seminaritööde komisjonis, hindamiskomisjonis, seal oli üks hästi huvitav seminaritöö ja see proovis siis kaardistada ära või vähemalt nii-öelda tuua välja selle probleemi just nagu ka tantsu maailmas, et kuidas on tantsijad tasustatud ja mis on sinna selle tasu siis, et mille eest see tasu on ja mis on kõik katmata. Ja ta tõigi välja, et katmata on kõik nii-öelda see projektijuhtimise kulud, katmata on kõik nii-öelda enese füüsilises vormis hoidmise kulud, et see, et ma peangi päriselt nii-öelda maksma ka selle eest, ma ei tea, et ma hoian ennast vormis, et see justkui on nagu sinu enda nagu asi ja ükski honora seda ei kata ja lihtsalt andes võib-olla lootust on see, et selle korjasid selle seminaritöö ülesse päris nagu mitu olulist inimest, kes hetkel ka etenduskunstide valdkonnas just tegelevad sellega, et kaardistada seda nii-öelda näiteks tantsukunstniku tasustamise sellist normi. Nad kaardistavad praegu, et mis need töötunnid umbes nagu on ja selle seminaritöö kaitsmise ajal jõuti isegi päriselt nagu mingite töötundideni, mis on selline mingi norm, mis kulub tegelikult ühe, ma ei tea, tantsulavastuse väljatoomiseks, isegi kui proovid kestavad nagu 3 nädalat ainult. Et see oli just päris tore, et ikkagi kusagilt hakkab see nagu lootus koitma, et loomeinimesed ise teadvustavad aina rohkem, sest mulle
tundub, et ka paar aastat tagasi veel ka loovisikud võib-olla ise ei teadvustanud oma nähtamatut tööd, aga nüüd on seda aina rohkem hakatud tegema, mis on väga tore. See oli kõik, mida ma tahtsin siia lisada. Mul ei ole küsimusi teile, sest te olete väga targad inimesed. Nii äge. Lootuskiir paistab, Kristi. Mul tuli üks mõte seoses sellega, et ma näen siin ka kunstikooli direktorit näiteks. Ja siis, et tegelikult jällegi üks mõte, mis mul tuli kohe, kui ma nägin seda teema püstis, on see, et tegelikult iga töö on loominguline tegevus. Et tegelikult me võib-olla ei peakski mõtlema loometööst kui ainult see, et mis on siis seotud kuidagi otseselt mingi, ma ei tea, otsese loominguga, aga iga advokaat, iga arst, iga mingisugune, ma ei tea, ehitaja, et kui sul on see loominguline lähenemine ükskõik mis tööle, siis on kohutavalt oluline ja annab sulle tohutu eelise. Et ütlen, et kui näiteks kunstikoolis laps lõpetab, see ei tähenda, et ta peaks olema kunstnik, klaasikunstnik või muusikoolis kohe muusik, aga ütleme, et ongi, et kui tal on see mõte on lahti ja ükskõik, kes temast saab, et ta läheneb see loomingus, kas või elule lihtsalt läheneb loominguselt, et kogu see töö on loominguline töö, jah. Ma viskan siis ka paar põnevat pommi siia, et teema on esiteks väga põnev ja tõesti ütleks, et märksõna on see, et kuidas õpetada tööriistasid noortele ja iseendale kaasa arvatud, et kuidas ära tunda, kuidas me opereerime ja mis on meie tugevused ja nõrkused ja kuidas avada ja kuidas olla samas ka positiivne toetav, aga et näide, et kas näiteks loomeisikuna, loovtööna väga suudame suhestuda, et kui meil oleks ikkagi Eesti rahvamuusika riiklik bänd. Me tegime 1. aprill kunagi Oopusega, Maril tuli siuke idee teha nalja, et Oopus on nüüd ametlikult riigi palgalene ja enamik uskusid seda ja tuldi õnnitlema. Vahepeal tuleb isegi keegi umbes, et kuulge ülikõva lüke, et kuidas see võimalik on. Aga see oligi nagu nali selles mõttes, et ühelt poolt ole ettevaatlik oma naljadega, sellepärast, et see võib siis päriselt teoks saada ja küsimus on, et kellele siis oma 3 tilka verd andsid, aga rahva pärimusest me teame, et sul on alati 3 kas mustikat või punast sõstart tagataskus, kui on vaja anda 3 tilka verd. Et saad alati ikkagi puhta nahaga pääsed ära, aga teisalt jälle tõde on see, et näiteks Rein Rannap kunagi, kui tema noor oli, me arutasime sellest tunde, ütles, et tema käiski Eesti Kultuuriministeeriumis, ütles, et kuulge, aga teeme. Sest et siis meil on see Eesti rahva pärimus veelgi tugevam ja siis talle anti kinga sealt, ütles, et siiamaani rusikas püsti, et mis mõttes. Aga samas, et see tundub meie maailmas, et seda pole olnud ja see on ka imelik. Ja siis on küsimus, et kes siis sinna kuuluvad. Aga näiteks lähed Bulgaariasse, siis see on standard. Neil on riigi nii-öelda pärimus, rahvamuusikud on palgal ja miks sellepärast, et õppida neid vanu lugusid, mis on veel teada ja et neid veel salvestada ja neid veel esitada, sest et see on nagunii juba hääbuv. Küll me jõuame sinna lihtsalt, siis tekivad uued väljakutsed ja uued värgid, aga et selles mõttes, miks tasub ka loovisikuna teinekord julge olla ja välja ütelda isegi, kuigi see ei tundu päevakorras, siis see võibki olla lihtsalt see, et kas sa oled ajast ees või nemad on veel ajast maas. Ja teinekord see ei pruugigi ka kohe juhtuda, aga et neid teid, kuidas loometööga tegeleda, ma tahan ütelda, on siis tõesti väga palju, aga jah, praktilise töötoa osas me võiksime teha uue töötoa. Mind jäi enne kripeldama see, mis sa ise Eili mainisid, et sinu liigikaaslasi on Eestis 4 tükki. Ja samas siin käis läbi, et liigikaaslastega lävimine on tegelikult tohutult oluline selleks, et saada tuge ja seda õlga vahepeal, kui on vaja jagada neid võite ja samas ka võib-olla kaotusi või selliseid hapreid kohti. Et kui palju teil on neid liigikaaslasi ümber ja kui lihtne on leida neid oma ala tegijaid, kellega jagada päriselt neid igapäeva asju? Tahad sa vastata esimesena? Ma tõin välja selle, et kes igapäevaselt sellega leiba teenivad, et ma ei mõtle selle all, et ei oleks Eestis klaasikunstnikke, kindlasti on ja on päris palju. Aga kuna minu stuudio asub loomehoovikus, on meil seal ka teised kunstnikud, meil on seal ehtekunstnikud ja stenograafid, et meil on selline tore seltskond, et me saame seal omavahel oma mõtteid jagada ja meil on ka endal plaanis üks kogukonna üritus korraldada.
et ega siis, et tutvustada, meil on teist aastat nüüd tuleb selline üritus nagu Leegist loodud festival ja me soovime läbi selle tutvustada siis neid kunste, mis on tulnud tulest, et keraamika, klaas ja siis metallitöö, sepatöö, ehtetöö, et selline mõte on meil siis, et koondada oma jõude. Aga jah, et nagu on klaasi puhumisega küll tegeletakse päris palju ja maailmas ja need inimesed hoiavad kokku ja on olemas konverentsid ja kõik erinevad erialaüritused ja väga-väga nagu tore on seal käia ja nende inimestega kohtuda, see hoiabki seda vaimset tervist nagu. Ja sellele üritusele, mis meie nüüd korraldame, olen ma ka kutsunud peaesinejaks ühe tuntud klaasikunstniku John Maroni, kes on Netflixi Blown Away 3. seasoni võitja, nii et teeme ikkagi tipptasemel, mis sest, et meid nii vähe on. Aplaus, jaa! Mina ütleks ka, et neid hõimlasi tegelikult või neid kolleege on päris palju ja mingis mõttes on isegi see, et teinekord on see, ühesõnaga see on kindlasti väestav, aga teisest küljest mõnikord ka heidutav. Sellepärast, et näiteks kui sa lähed Bologna lasteraamatu messile või sa käid mingi suurel kunstimessil kuskil maailmas, siis sa näed tohutult palju häid tegijaid. No tohutult palju, nii häid, et sul on see tunne teinekord, kui sealt ära tuled, on see, et ma olen nii pisike ja ma olen siin Eestis ja mida ma üldse nagu sipsin. Ja siis, aga samas on see, et mingis mõttes meie eelis siin Eestis ongi see meie väiksus, et me oleme siin pisikesed, praegu näiteks on suur Balti riigid panid jõud kokku ja hetkel siis Eesti, Läti, Leedu illustraatorite näitus on Baltic Island on Jaapanis ja selles mõttes, et me oleme siin Baltimaad on nagu selline pisike koht või kokku siis pisike koht 3 erinevast riigist ja tänu sellele, et me oleme sellised natuke erilised, vahet siis pole, me teeme muidugi väga heal tasemel, aga ongi, et see annab meile ka nagu mingisuguse eelise selle suures ülemaailmses väga paljude heade tegijatega siis ruumis nii-öelda siis ka kuidagi esile tõustav vahepeal. Jah, vist võtab jaa. Mul tekkis nii palju mõtteid, kas sa, Grete, tuletaksid meelde selle küsimuse uuesti? Ma küsisin nende liigikaaslaste kohta, et kui palju on neid inimesi ümber, kellega jagada seda teekonda? Ja mina olen siis erialalt heliinsener ja tõesti ma saan ütelda, et meil on väga rikas periood praegu Eesti heliinseneride maailmas. Tõesti on neid palju, neid kasvab juurde tänu ülikoolidele, tänu eelmistele inseneridele, kes kannavad oma teadmisi edasi ja on olnud ka selliste vanakooli nõukogude aja tipp nii-öelda siis seal, mis seal linnahallis toimus nende inseneridega kohtumised ja jutuvestlused meeste ringis, mis on olnud lihtsalt imesta, ahasta, naera ja kuulad jutte, mida sa ei usu, aga nad räägivad, et see on olnud tõde. Et seda jagatakse selles ringis ja mis on eriti äge on see, et see uus pealekasvav kasv läbi ülikoolide ja kõikide koolide koostöö on selles mõttes niivõrd kõrgkvaliteediga, et see tase on meil siin maailma tase ja äge on just see, et oma liigikaaslased, oma vanused, vanemad ja nooremad, kõik peabpidi toimetamas ja hästi avatud selle juures. Et ainus nii-öelda positiivne takistus oled ise selles, et pead otsustama, et millises suunas sa nüüd lähed, sest et tee on põhimõtteliselt valla, kui sa julged. Aga võib-olla veel see üks mõte sellest loovisiku ja loometöö kontekstis on see, et lihtsalt meile kõigile julgustuseks ja julguseks sõnastada ka seda niimoodi, ja tuua välja neid näiteid, et see on võimalik ja et ongi võimalik läbi oma loomingulise eneseväljenduse ka täiesti täisväärtuslikult elada. Ja neid näiteid on tegelikult väga palju ja kas või Eesti Autorite Ühingu näitel on väga suur kogus inimesi, kes teenivad lihtsalt oma autoriõigustest üle 20 000 euro aastas, ilma et nad peaksid konkreetselt sellel hetkel midagi veel tegema. Et neid edulugusid on ja ainus küsimus on lihtsalt see, et kas sa soovid seda teed minna ja millised on siis need sammud, aga et see on võimalik, ise olen samamoodi sellel teel täiesti heas mõttes algaja ja siis jagada seda sõprade ja nende liigikaaslastega, et saada seda tuge ja samal ajal mõnikord ka teinekord seda reaalset külma duši, et maa peale tuua.
aitäh teile, teiega võiks lobisema jäädagi, me oleme juba ajaga lõhki, aga aitäh ja ma siin tõmbaksin selle vestluse võib-olla kokku sellega, et ma alustasin seda vestlust publiku küsitlusega, kas loometöö on päris töö ja nüüd ma küsin niipidi, et kas iga töö on siis loometöö? Mulle tundus, et see Kristi poolt see kaval sõnamäng on päris hea. Kas töö on loometöö? Kes arvab jah, tõstab käe. Aitäh teile. Ja kes tahab selle vestlusega jätkata, siis me kavatseme vabakutseliste loovisikute suvepäevi teha juuli lõpus. Nii et olete kõik oodatud, räägime seal nendel teemadel kõik veel edasi, hoidke Kämpi sotsiaalmeedial silm peal, et näha, mis kuupäeval ja kus kohas täpselt proovime siia Viljandimaale jääda. Nii et hoiame üksteist ehk siis distsipliini meile, jõudu ja julgust, et edasi minna. Aitäh teile!